Nii, tere tulemast siis kõigile, suur rõõm on näha, et teid täna siia nii palju on kohale tulnud, et kuulata meie siis võrdlemisi lühikest sissejuhatust kruiiside maailma. Lühikest just sellepärast, et kindlasti jõuame täna kõiki teemasid puudutada. Üks tänaseid eesmärk on kindlasti ka murda mõned kruiisiga seotud müüdid. No näiteks seda, et kruiis on mõeldud ainult vanemale põlvkonnale või et kruiis on ebamõistlikult kallis reisimise viis või mõned arvavad ka, et sa oled justkui seal kruiisilaeva külge aheldatud terve reisi, et tegelikult see nii ei ole. Täna tahame teile siis näidata, kui palju võimalusi ja potentsiaali see puhkuse viis pakkuda saab. Teen kiire tutvustusringi ka. Mina olen Sandra, Estraveli turundusspetsialist ja minuga koos on siis siin ees istumas Estraveli tootejuhid Kristi ja Evelin ja Estravelis kõige enim kruiise müüv reisikonsultant Aive. Et me siis oleme kõik tegelikult ka kruiisil käinud ise, et ei ole siin puhtalt ainult teoreetikud koos, et räägime kindlasti täna ka natuke oma isiklikest kogemustest. Ja hakkame siis kohe pihta ka, sest ega meil aega palju ei ole. Alustame siis esialgu sellest, et mis see kruiis siis üldse selline asi on ja miks ta puhkusereiside maailmas siis nii eriline ja tegelikult mujal maailmas ka nii populaarne on. Kristi, äkki teed meile lühikese kokkuvõtte, defineeri meile sõna kruiis. Selleks ma ei olnud valmis, et ma defineerima pean hakkama. Aga võib-olla siis aitäh, Sandra, enne kui ma nüüd sellele küsimusele vastan, et võib-olla ma siis selgitan veidi, et meid on siin kokku tulnud palju ja erineva kogemuste pagasega inimesi ja selleks, et me kõik oleksime ühel lainel, oleks hea siis elementaarne üle korrata, et meie kogemus on just see, et hea ettevalmistus on õnnestunud kruiisi alus. Ja siis tänase vestlusega proovimegi võib-olla sellele vundamendile esimese aluse laduda. Et kruiisist kui sellisest, et kõige olulisemad märksõnad kruiisi puhul on siis mugavus ja mitu sihtkohta lühikese aja jooksul. Mõelge sellele nii, et elate moodsal laeval, ujuvas hotellis, külastate reisi jooksul mitut põnevat sihtkohta, te ei pea muretsema söögi-joogi pärast, te ei pea muretsema selle pärast, kuidas te taksoga pärast restoranist või teatrist hotelli saate. Te pakite oma kohvri lahti üks kord reisi alguses ja siis lõpus üks kord pakite kokku ja samal ajal igal päeval on uus sihtkoht ootamas. Ehk siis hotell on see, mis viib teid iga päev uude seiklusesse. Ja võib-olla siis vastuseks küsimusele miks, et võib-olla tuleks ka kokku võtta hästi lühidalt argumendid, miks võiks otsustada kruiisireisi kasuks, et esiteks siis, et kõik ühes, majutus, transport, söök, jook, meelelahutus, tegevused, mitu sihtkohta ühe reisi jooksul, kõike seda saab mugavalt, laivalik meelelahutust, tegevusi ja sealjuures elementaarsed vajadused kõik on kaetud, emotsionaalsed väärtused, uued kogemused, avastamisrõõm ja et hind ja kvaliteet on omavahel suhtes. Ja kui keegi mulle kurdab, et teda on vallutanud reisipalavik, siis minupoolne ravisoovitus on kruiisile minna. No loodame, et peale tänast üritust neid reisipalavikke tõuseb siin mitmel. Nüüd, kui on teades, et mida see kruiis endast ette kujutab, on paras aeg vaadata siis üle, võiks öelda, et kõige olulisem osa kruiisist, milleks on siis piirkond, kus need kruiisid toimuvad. Et tegelikult on ju kruiisidega kaetud kogu maailm. Täiesti uskumatu, kus kohas kõik kruiisida saab. Aga Aive, äkki räägid meile need kõige põhilisemad, populaarsemad piirkonnad, kus siis kruiise korraldatakse? Tere ka minu poolt. Et kõige populaarsemad kruiisi sihtkohad on siis Vahemeri ja Kariibi meri, kus on nagu kõige nõutumad. Aga siis on ka suur hulk erinevaid sihtkohti, mis pigem mõnes mõttes on ka võib-olla hooajalised, näiteks Norra fjordid, Pärsia lahe kruiisid, Kanaari saarte kruiisid või siis Austraalia, Uus-Meremaa. Et nagu sa ütlesidki, et on
kogu maailm kaetud, et siis on ka täitsa olemas ümber maailma kruiisid, kus sa saadki kõik korraga läbi käia. Et ja siis väga ka eksootilised kohad, näiteks nagu Prantsuse Polyneesia, et tõesti kruiisimise võimalus on väga lai. Jah, ja kes ümber maailma kruiisile tahab minna, siis võib ette öelda, et selleks tuleb varuda vähemalt 3 kuud. Jah. Aga kui nüüd piirkondadest edasi minna, siis järgmine väga oluline osa tegelikult on erinevad kruiisikategooriad, sest ütleb nii, et erinevate kruiisifirmade valik on ikka tegelikult tohutult suur ja nagu valikut on igale maitsele, igale eelarvele. Et räägime siis nendest kategooriatest ka natukene, aga enne, kui me kategooriate juurde lähme, Aive, äkki sa ütled ka üle need kiirelt, lühidalt, mis need põhiasjad on, mis ühe kruiisi baashinnas sisalduvad, et kui me edasi jõuame siit kategooriatesse, siis seal juba tulevad mingid erisused, aga mis ühes baashinnas tavaliselt sisaldub? No põhiliselt kruiisi hinnas alati on sees siis kogu see kruiis, kogu see seilamine, siis valitud kategoorias on hinnas alati oma kajut, toitlustus ja meelelahutus, ehk siis need on nagu need põhivajadused, mida siis inimene kruiisil vajab, et siis kõik ülejäänud, näiteks seal mingid lisateenused, on siis seal wifi ekskursioonid, mis ei pea ilmtingimata olema, et need on siis olnud, kas siis on või ei ole, aga jah, et see põhiline on siis toitlustus, meelelahutus ja kogu see mingi seilamine ja maa avastamine. Ja sadamamaksud ka, mis on hästi oluline osa tegelikult ja teinekord päris suur osa kruiisi hinnast. Okei, seal on need sadamamaksud, kütuselisatasud, kõik muud sellised asjad, aga sellega, et kui juba on inimesele antud hind, et siis sellega ei pea oma pead üldse vajama. Selge, lähme siis edasi täpsemalt nende kategooriate juurde ja oleme need jaganud siis 5 kategooriaks. Ja esimesena räägiks siis kõige suuremast ja peamisemast kategooriast, milleks on siis mainstream kruiisid, mille hulka kuulub siis tõenäoliselt kõige rohkem kruiisifirmasid, kelle laevad on siis tõesti väga suured ja väga rohkete meelelahutusvõimalustega. Peamiselt on need siis mõeldud lastega peredele ja Evelin on meil käinud ka ühel sellisel väga suurel Royal Caribbeani laeval lastega, et räägi siis meile, mida see hiiglama suur laev kõik pakub. Ja, mina tegelikult olen veel üsna selline algaja kruiisiturist, et kui meie valisime oma esimest kruiisi, siis meie jaoks oli üsna oluline, et näha võimalikult palju erinevaid sihtkohti, kogeda kogu seda, mida see kruiis nagu pakub. Et selles mõttes tundus Royal Caribbean tundus meile selline hea kindel valik, et sellega väga nagu mööda ei pane. Eriti kui lastega. Eriti kui lastega reisida, et meie otsustasime Kariibi mere kruiisi kasuks ja seilasime siis Royal Oasis laevaga, mida on ka siit videost põgusalt näha. Kui nüüd nagu nendest need kõige vaumad asjad olid seal. Kui nendest suurtest vaulaevadest rääkides, tegelikult on nad on nagu suured teemapargid, et nad sisaldavad meeletus koguses erinevaid tegevusi, meelelahutust, head paremat toitlustust, et nagu suured linnakud. Et kui meie sellest laevast rääkida Oasisest, siis tegevuse poole pealt nagu ka siit nagu jooksvast videost vahest nagu on näha, et on lai valik erinevaid basseine, kõikvõimalikud tavabasseinid, lastele basseinid, veeliutorud, siis oli seal ka tavaliutoru, mis laskus 10 korrust allapoole, ronimissein, siis oli ka näha, jooksis siitki läbi zipline ehk et siis see köis või see tross laskumine üle laeva keskel oleva Central Pargi ehk et juba isegi üks park mahub suurele kruiisilaevale ära, et see juba nagu näitab, kui suured ja võimsad need laevad tegelikult on, et seda tegevust seal tõesti jagub väga palju ja igaks päevaks.
tegelikult ju siin nii suure kruiisilaeva jaoks oleks vaja isegi sellist kruiisivõttu, kus on mõni merepäev ka, et sa jõuad ikkagi seda laeva kohe kindlasti, kindlasti peaks olema seal, kui planeerida sellist kruiisi ja eriti just lastega, siis võiks mõni merepäev seal kindlasti olla, sest et lastele eriti on see väga suur elamus, et näiteks meil kodus veel ei küsita või ei öelda kordagi, et oi, et millal me nüüd lähme nüüd jälle Jamaikale või Bahamale, et seda pole kordagi juhtunud, aga pidevalt küsitakse, et millal me nüüd jälle võiksime kruiisile minna, et see kruiis oli üks väga suur elamus lastele kohe kindlasti. Ja mis meid nagu veel väga üllatas kogu selle kruiisiprogrammi juures, kui kõrgel tasemel oli seal korraldatud meelelahutus. Et näiteks teatrisaal laevas mahutas kuni 1400 inimest ja pakkus väga kõrgel tasemel Broadway tasemel muusikale erinevaid showprogramme, et see oli nagu väga võimas seal. Et võrdluseks näiteks meie see tubli Estonia teatrisaal, mis mahutab 700-800 inimest, et see laevasaal oli poole suurem, et tõsiselt võimas ja suur saal. Ja see oli kogu aeg täis ka rahvast? Kuna see saal oli nii meeletult suur, siis tegelikult nagu igal etendusel tegelikult ei olnud täis. Et seal kohti ikkagi oli vabu kohti ja olgugi, et need etendused olid nii võimsad ja uhked, et siis oli ka, et need inimesed vahest nagu jooksid sisse välja, et tulid ja siis nagu läksid ja et kuidagi väga vaba oli see programm seal. Ja see ei olnud ainukene koht, kus meelelahutust pakuti, et räägida sellest veeshowst. Et teine väga populaarne oli veeakrobaatika show, mis siis toimus laeva ahtris, spetsiaalses sellises veeteatris ja see oli mitte nii mahukas saal või ala, siis see oli küll puupüsti alati täis ja ei leidunud alati kohti, kus istuda, et see oli äärmiselt populaarne ja teine veel kolmas populaarne oli uisushow, mis siis toimus siseuisuhallis. Ehk et kõik sellised asjad siis, mis mahuvad ühte hiiglama suurde kruiisilaeva, et on täiesti uskumatu. Aga siit ongi siis hea üle minna meie järgmise kategooria juurde, mis siis ei puuduta enam nii suuri laevu ja oleme 2 kategooriat tegelikult Aive sinule kokku pannud, et räägime siis premium- ja luksuskruiisidest, kus siis enamasti on laevad väikesemad ja need pakuvad siis hoopis teistsugust elamust ja teenindust, kui eelnevalt räägitud siis mainstream laevad. Aive, sina oled ka ühel luksuslikumal kruiisil käinud ka, et räägi siis, mis iseloomustab neid kategooriaid või mis neid kuidagi eristab? Kuigi ka lihtsalt täiskasvanud ilma lasteta võivad minna sinna Royal Caribbeani Oasis või Icon klassi laevadele, aga üldiselt kui ei ole lastega peret, siis ma ikkagi olen soovitanud niisuguseid ongi nagu öeldud luksusklassi ja premium klassi laevu, mis on siis rohkem täiskasvanutele, mis võimaldavad sellist rahulikumat, luksuslikumat, kuidagi nagu, ma ei teagi, mis kõik sõna on, et sellist intiimsemat õhkkonda ja sellist puhkuse võimalust kvaliteetsemat, et neid on nagu ka väga palju erinevaid selliseid laevafirmasid. Mina ise olen käinud siis Okeania laevaga sõitmas, aga neid on veel ka Silversea või Regent Seven Seas ja Explora. Et nad tõesti nagu, neil on teenindajaid nii palju, et see teenindajate ja klientide suhte vahekord on nagu 1-2, et kõik on äärmiselt personaalne, kõik on selline suurejooneline, nad on sellised nagu klubistiilis laevad, et seal loomulikult on ka nendes meelelahutust, tantsu ja sellist nagu mõnusat tulemist, aga see ei ole nagu nii nagu lärmakas, aga ta on selline palju väljapeetum ja täitsa sellises mõnusas, täiskasvanlikus, väärikas õhkkonnas, et ja nendel laevadel siis, kuigi need hinnatase on muidugi kõrgem, aga siis seal enamasti on ikkagi hinnas sees juba ka kõik need alkohoolsed jookide paketid, mingil määral kaldaekskursioone, padjamenüü näiteks saab endale valida. Wi-Fi hästi oluline, eks ju tänapäeval. Wi-Fi ja siis et mingid täitsa lisateenused, et lasta endale näiteks katta seda hommikusöögilauda rõdu peale, et kindlasti sellised laevad on siis klientidele, kes nagu väärtustavad oma puhkust natukene rohkem
ja et on nõus ka selle eest maksma, aga nad ka saavad selliseid hoopis teisi hüvesid. Lühidalt veel sellest ka, et Evelin ennem siin rääkis mainstream laevatest, kus teoorias sa võid terve oma puhkuse käia shortsides ja flip-flopides, plätudes on ju, et siis mainstream ja luksuslikel laevadel on ikkagi mingi dress code piirangud olemas, et no enamasti, kes valivadki omal ikkagi luksuslaevad, käigi plätudega, shortsidega. jah, et seal on ikkagi nagu see, et kuigi enamasti ikkagi laevafirmadel on ikkagi mõtteks riietevuse puhul selline vaba, tunne ennast hästi, ole see, kes sa oled, et ei panda selliseid piiranguid, aga tõesti, kes juba ikkagi lähevad nendele luksuslaevadele, et nendel on endal see riietusstiil juba hoopis teine, et aga minu arvates küll on kruiis selline asi, et kuhu sa võid kõik oma riidekappi kogunenud, kõige uhkemad, paremad kleidid. Aidel endal oli väga uhke kleitide valik kaasas kruiisil. Ja mulle väga meeldib see, ma väga naudin kruiisilt seda riietuse poolt, et aga minu arvates ongi kruiis see koht, kuhu sa saad kõik oma need kõige uhkemad, paremad kleidid kaasa pakkida, kui sa siin igapäevaselt ei leia neile kasutust, et siis siis alati õhtud on isegi nendel ütleme siis tava kruiisiklassi laevadel on tegelikult päris pidulikud, et sa ikkagi leiad alati võimaluse omale midagi sellist mõnusat ja head selga panna. Aga jah, nendel või nagu luksusklassi laevadel on see pigem nagu standard, et ikkagi on selline viisakam olemine ja selline riietus. No lähme edasi, et meie järgmine kategooria, et kui siis suur ja meelelahutuslik laev või lihtsalt kaunid sihtkohad piisavalt silma särama ei pane, et siis nende jaoks on olemas ka selline kategooria nagu ekspeditsioonikruiisid. Kristi, sina oled ühel ekspeditsioonikruiisil käinud ka, et räägi neist natuke lähemalt siis meile. Ja nüüd liigume seikluse juurde. Sest et hingelt seiklejate jaoks ongi meie valikus need ekspeditsioonikruiisid, et ei pea olema mingi spetsialist, piisab sellest, kui on selline sisemine avastamise huvi. No olgu see siis soov näha pingviine Antarktikas või jääkaru Arktikas. Laevad on ehitatud spetsiaalselt, et pakkuda turvalist juurdepääsu sellistele kaugetele kohtadele, kuhu võib-olla niisama ligi ei saa ja niisama ei juhtu. Et kuigi on olemas ka selliseid oma olemuselt selliseid rustikaalsemaid ekspeditsioonikruise, siis meie valikus, ütleme, et meie kliendid ei pea oma mugavuses nagu grammigi alla andma, sest näiteks Silversea puhul, kus on siis laevades on ainult sviidid ja teenindustase on kõik hinnas stiilis, siis nemad korraldavad ka tipptasemel ekspeditsioone. Ja nagu Aive enne mainis, siis nendel luksuskruisidel on see meeskonna ja klientide suhtarv laevas peaaegu 1:1. Ja lisaks sellele teenindavale personalile on laevas eriteadmistega giidid, seal korraldatakse loenguid, ekskursioonid toimuvad tavaliselt Zodiac-tüüpi paatidega. Mina ise käisin Silversea Galapagose kruiisil ja omast kogemusest ma saan öelda, et pärast seda kruiisi ma olin nagu omamoodi ornitoloog. Et kõik linnud, mida ma nägin, pakkusid hirmsasti huvi ja lasin töökaaslastele endale sünnipäevaks Eesti aedade linnuatlase kinkida. Ja minu telefonis on selline äpp nagu mingi Siuts, et ma vahel tšekin, mis linnud laulavad. Aga see just näitab seda, et kui sügava kogemuse see ekspeditsioonikruiis sulle annab. Ja ekspeditsioonikruisid on sellised, kuna nad on sellistesse äärmuslikesse kohtadesse, siis enamasti nad on ikkagi kõik hinnas teenindusega. Et lisaks on näiteks külmas piirkonnas hinnas ka parka, mis jääb pärast kliendile, tuleb koju kaasa võtta, et ei hakkaks külm ja oleks ilmastikule vastavalt riides. Ja osadel ekspeditsioonireisidel on ka toredasti lennud hinnas kuskilt suuremast kohast, näiteks Silversea Antarktika osad kruisid algavad tegelikult lendudega Santiagost Tšiilist või siis näiteks Quark Expeditionil on teravmägede kruiisid, kus on hinnas ka charter algusega Helsingist, mis meile väga võiks sobida. Jah, et kui see hind võib-olla tundub, eks ju, selline pigem päris kõrge, siis arvestades, et seal ka lennud sees on ja tihtipeale ka mingi majutus enne ja pärast kruiisi, siis lõppkokkuvõttes ei olegi nii kulukas. Ja see on seda väärt. Jah, aga räägime veel viimasest kategooriast ka, milleks on siis jõekruiisid. Ja meie Kristiga oleme väga suured jõekruisi fännid.
mina olen veel selles unistaja faasis, et pole veel jõekruiisil käinud, aga kindlasti lähen. Kristi on päris mitmel käinud, küll ainult ühel jõel, aga mitmel kruiisil. Kruiisil. Et räägi siis natukene jõekruiisidest ka meile. Ja ärme siis jõekruisi ära unusta, ükskord me sinuga jõekruisile läheme ka. Et neid on samamoodi tegelikult pakutakse üle maailma ja nad võib-olla keskenduvad siis eelkõige ajaloolistele või siis kultuurilistele või siis looduslähedastele sihtkohtadele. Ja nad pakuvad veidi sellist teistsugust ja sisukamat vaadet siis siseveeteedele. Jõesadamad on tavaliselt linnas või linnakeses, mis teeb selle sihtkohtade külastamise väga mugavaks. Ja jõekruiis on samamoodi erineva tasemega, kas siis sellised luksuskruisid, näiteks nagu Uniworld või Scenic, või siis sellised, mis keskenduvad rohkem selle hinnakvaliteedi suhtele premium klassides on näiteks Ama Waterways või Emerald, kellele siis võiks sobida jõekruiis, et kuna laevad on väikesed, kajuteid on seal või sviite on seal vähe. Laevad on, ütlen vahel, et tõesti väga väikesed, et kui me siin ennem rääkisime mainstream laevadest, kus on ikka tuhandeid reisijate kohti, siis jõekruiisid mahutavad 100-200 maksimum reisijad, et tõesti väga väikesed ja intiimsed. Jah, ja kuna tegemist on sellise rahulikuma stiiliga nii laevas kui siis ka sihtkohas, siis sellega peakski nagu arvestama, et laeval on tavaliselt võib-olla 1-2, võib-olla 3 restorani. Pakutakse meelelahutust, aga rõhk on ikkagi selle sihtkoha kogemisel. Ja siis võib-olla seda, et enamasti on seal ainult 2 kajutid, et ei ole lisavoodite võimalusi nagu suurtel laevadel. Ja mõnedel laevadel on ka kajutid, üksikud kajutid ühele inimesele, sooloreisijale. Aga neid on nii vähe, et kui seda sooviks planeerida, siis tuleb üsna varakult alustada, sest need on väga populaarsed. Ja kusjuures nüüd võib-olla see üksi reisides märksõna korraks välja tuuad, siis minu meelest jõekruiis on üks eriti suurepärane ja turvaline viis leida endale uusi sõpru, et julgeb... Rahvusvahelisi sõpru. Just. Kiirelt nimetame üle ka need piirkonnad, kus siis põhiliselt need jõekruiisid toimuvad, et kindlasti on kaetud Vana-Euroopa, eks ju, suuremad Euroopa jõedeks, siis Vietnam, India, Põhja-Lõuna-Ameerika ja siis Aafrika. Näiteks Niiluse kruiis on Ama Waterwaysil selline, kus on ennem kruiisi ka paar ööd Kairos luksushotellis majutus ja lennukipiletid Luxorisse ja tagasi. Need on siis nagu kruiisi hinnas. Just, et jälle väga palju on hinnas. Okei, ma ütleks, et päris hea pilt on ees, mida üks kruiis endast kujutab, kus need toimuvad, mis need kategooriad on. Et räägiks natuke sellest planeerimise poolest ka, et Aive, sina puutud iga päev, peaaegu iga päev kokku klientidega ja aitad neil planeerida kruiisi ja kruiisireisi, et räägi siis põgusalt, et millele tuleks kruiisi planeerides tähelepanu pöörata? Kruiisi planeerides siis kõige esmane, millest siis võiks alustada, on see, et millal üldse endal on võimalik reisile minna, millal on võimalik puhkust saada. Et siis vastavalt sellele vaatame, kas on, kus parasjagu piirkonnas on siis hooaeg, on see siis Kariibid või Vahemeri või on mingi muu soov inimesel. Ja siis samamoodi, nüüd see mõelda, et kui pikalt on võimalik ära olla, et siis tihtilugu näiteks, kui on klient valib Kariibi kruiisid, siis ikkagi nagu pikk on lend, et siis inimesed tahavad nii enne kui peale kruiisi viibida ka sihtkohas, et Vahemere puhul enamasti ikkagi me alati ütleme, et päev varem vähemalt kohale minna, aga siis enamasti peale kruiisi tullakse kohe tagasi, et siis see reis ei lähe nii pikaks. Et see on nagu üks selline põhiasi, mis tuleb endale esmalt siis nagu mõelda, et kuidas siis seda alustada ja siis on ka teine asi, mis on nagu võib-olla isegi kõige olulisem on nagu mõelda, et miks ma tahan sinna kruiisile minna. Et kas siis ongi nautida seda suure laeva luksust, melu, sükest sära ja klämmi ja nautida seda kruiisilaeva või on selle nagu puhkuse või reisi eesmärk siis tutvuda sihtkohaga, näha võimalikult palju erinevaid sihtkohti, pigem nagu need sadamas käimised, et siis vastavalt sellele ma siis või reisikonsultandid saavad soovitada, kas siis ongi need kõige suuremad, uhkemad laevad või siis pigem nagu vaadata seda marsruuti, mille järgi. Et tihtilugu näiteks vanemad ja väiksemad laevad, mis
ei ole sugugi halvemad laevad, nad väisavad palju selliseid kihvtimaid väikesaari ja selliseid sadamaid, kuhu need suured laevad lihtsalt sisse ei mahu sõitma. Et siis vastavalt sellele on juba nagu see valik on hoopis teine, hoopis lai. Ja ma unustasin ennem öelda selle luksuskruiiside puhul, et mulle väga meeldivad nendega marsruudid, tihtilugu on hoopis teistsugused, et nad algavad ühest kohast, lõpevad teises kohas, et lisaks sellele luksusele, teinekord on nad isegi nagu pikemad kui nädalased, aga nad pakuvad ka väga mõnusat sellist puhkuse ja avastamise võimalust. Et need on nagu sellised esimesed asjad, mis siis võiks nagu ise läbi mõelda ja siis saab hakata seda vaatama. Et üldiselt kruiisi planeerimine on selline nagu pikem protsess, et see ei ole nagu mingi pakettreis, et kohe nagu üks hind, sa tead, et sul on seal kõik sees. Et seal ikkagi, et esmalt vaatame kruiisilennud ja siis saab nagu mõelda umbes, et mis hotelli võtta enne või pärast, et ma isegi ei soovita nagu kõiki asju kohe lukku panna, kõik vaadata, et see nagu jooksvalt, et selline nagu planeerimise küsimus. Jah, ja tegelikult kruiise saab ju ka väga pikalt, vastupidiselt lennupiletitele, mida saab ainult aasta aega ette osta, et kruiise saab juba, täna saab juba osta aastaks 2028 kruiise. Et kellel nagu hirmus soov on nii pikalt juba ette planeerida, siis mõnede kruiiside puhul on see juba võimalik. Ja pikalt ette ostes on ka nagu see hea asi, et maksetingimused on väga mugavad, et enamasti kruiisi ostes on ainult mingisugune esmane sissemakse ja siis seal kuni 1,5 kuud enne kruiisi on siis see lõppmakse, et siis tegelikult ma väga juba müüngi aastasse 2027 kruiise, et võib-olla nii pikalt ei olegi vaja ette ostata, aga üldiselt kes on inimesed, kes tahavad planeerida, et siis nad teavad oma seda makseajutamise asjad, et see on selles mõttes väga mugav variant. Jah. Et mida pikemalt tegelikult ikkagi ette broneerida, seda kindlamalt saad parema kajuti ja seda kindlamalt ka. Sest tegelikult mina olen üllatunud, et tihtipeale on paremad kajutid on juba väga varakult välja müüdud. Jah, ma tahtsingi seda öelda, et just nende luksuslaevadel, kellel on tegelikult hästi palju oma püsikliente, nad teavad, mis pool, kus nad tahavad olla, kuidas neile meeldib, et tegelikult sellised kõige paremad sviidid, need müüakse kõigepealt välja. Et neid on laevas vähem või näiteks Royal Caribbeani laevad, kus Evelin on ka käinud, et seal, kus on isegi need penthouse sviidid, neid on laevast nii vähe, aga tegelikult meil suurperesid on päris palju, et tegelikult need müüakse kõik esimesena välja, et kõige lõpuks vahel inimesed küsivad ka, et kas on seda mingi viimased ka asja või midagi, siis on neid sisekajuteid, mida tegelikult keegi ei taha. Et selles mõttes, et kui ikkagi Eesti inimene üldse ei käi kruiisil väga palju, et kui ikkagi seda nagu planeerid ja sa tahad, et see oleks sulle täiuslik puhkus ja reis, et siis seda võikski alustada. Siis ära võtta sisekajutit. See on nagu, see on täiesti kindel, et ära võtta sisekajutit, aga lihtsalt, et saadagi endale selline kajut sellise kategooriaga, et siis seda ikkagi peaks vähemalt mingi pool aasta ette planeerima. Kahjuks ongi meil aeg nii kaugel, et peame me selle kokkuvõtva vestluse siin täna ära lõpetama, sest filmiaeg pressib peale. Aga aitäh kõigile, et te ikkagi tulite täna ja et nii tore on näha, et kruiisihuvilisi nii palju on. Ja kellele tänasest vestlusest võib-olla natuke väheks jäi, siis teil kõigil laua peal on meie värske Traveleri ajakiri, kus peategelaseks on samuti kruiisilaev ja kruiisilugu. Ja nendes väikestes flyerites, mis teil laua peal samuti on infot ka meie podcasti kohta. Meil on ilmunud 5 erinevat saadet kruiisidest. Et kes tahab natukene rohkem teada ja siis soovitan kuulata. Aga veel kord siis aitäh, et meie väikesest rännakust siin osa saite. Suur tänu ka minu vestluskaaslastele, Kristile, Evelinile ja Aivele. Et loodan, et siis keegi sai siit inspiratsiooni ka ja läheb oma järgmise puhkusereisile kruiisiga. Et jah, vist ongi kõik, kes soovib hiljem siis veel midagi hirmsasti küsida või meiega rääkida, siis osad meist jäävad veel peale filmi siia ja on aega siis siin all vestelda meiega. Aga nüüd siis tänase õhtu järgmise osa juurde, milleks on siis film Õnnega koos.
ja soovin teile kõigile head filmi nautimist. Aitäh!